Trump pöörab olukorra pea peale pärast seda, kui Putin ründab Rumeeniat ja Euroopa läheb reedel 29. mail 2026 kõrgeima valmisoleku seisundisse. Sest Vene droon sisenes Rumeenia õhuruumi Ukraina vastase pealetungi ajal ja tabas elumaja Galatis Ida-Rumeenias, mis on NATO riik. 2 inimest sai vigastada, elanikud evakueeriti kiiresti ja F-16 hävitajad tõusid õhku, et kaitsta Rumeenia õhuruumi. Kui Euroopa liidrid kiirustasid Moskvat hukka mõistma ja nõudsid alliansi reageerimist, siis Trump ei andnud järele survele ega andnud tavapärastele bürokraatidele automaatselt sõda Venemaaga. Euroopa nõudis kollektiivset kaitset, kuid see olukord paljastas ebamugava tõe. Need, kes on aastaid rääkinud Putini vastu astumisest, sõltuvad endiselt Ameerika sõjalisest jõust, kui tuli jõuab piirile lähedale. Mida Putin üritas proovile panna? Miks Euroopa paanikasse sattus? Kuidas Trump olukorra enda kasuks pööras? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Rünnak toimus öösel, kui Venemaa lasi droone Ukraina sihtmärkide pihta, mis asusid Rumeenia piiri lähedal. Üks neist seadmetest sisenes Rumeenia õhuruumi ja kukkus kortermaja peale Galatis, Kagu-Rumeenia linnas. See juhtus Ukraina ja Donau jõe lähedal. Plahvatus põhjustas tulekahju, tõi päästemeeskonnad kohale ja sundis 10 elanikke evakueeruma. Rumeenia kinnitas oma õhuruumi rikkumist, kutsus kokku julgeolekukoosoleku ja kutsus välja Venemaa suursaadiku seletusi andma. NATO mõistis tegevuse hukka ja lubas tugevdada liitlasriigi territooriumi kaitset. Esimene reaktsioon vasakpoolsetelt oli proovida juhtumit Trumpi kaela ajada. See stsenaarium on tuttav. Kui president reageerib kohe jõuliselt, süüdistatakse teda ülemaailmse sõja tahtmises. Kui ta ootab ära sõjalise ja diplomaatilise uurimise, süüdistatakse teda nõrkuses. Trump ei langenud sellesse lõksu. Ta tegi selgeks, et kriisi, mis hõlmab NATO-t, droone, venelasi ja Euroopa territooriumi, ei saa niisama otsustada. Ei sotsiaalmeedia kisakoori ega kommentaatorite pärast, kes tahavad Ameerika Ühendriike järjekordsesse lõputusse eskalatsiooni suruda. Rumeenia kaitse polnud ainult paberil. Rumeenia valitsus saatis õhku F-16 hävitajad, mobiliseeris toetuslennukid ja lubas pilootidel oma õhuruumis olevate sihtmärkide vastu tegutseda. Ikagi jõudis droon hooneni. See detail muudab kõike, sest näitab, et probleem pole ainult Ameerika poliitilises tahtes. Probleem on Euroopa tegelikus võimes kaitsta oma enda taevast väikeste droonide, segaste marsruutide ja rünnakute eest, mis toimuvad varahommikul tsiviilalade lähedal kurnamissõja tingimustes. Just siin pöörab Trump olukorra pea peale. Ta ei torma kohale, et lubada piiramatut toetust. Ta ei muuda artiklit 5 paanika pealkirjaks. Ja ta ei lase Euroopal oma enda julgeolekut taas kord teiste õlule panna. Rumeenia on NATO liige. Euroopal on valitsused, kindralid, eelarve, tööstus, otsene piir sõjaga ja karmid kõned Moskva vastu. Millal tabab droon Galati linna? Küsimus, mis Brüsselit häirib, ei ole ainult see, mida Washington teeb. Küsimus on, miks peab manner, mis räägib strateegilisest autonoomiast, ikka veel ootama valget maja, et teada saada, kui kaugele ta minna saab? Ka Putin on piiri testinud. Isegi kui Moskva ütleb, et peamine sihtmärk oli Ukraina, lasub poliitiline vastutus Kremlil. Venemaa teab, et rünnakud NATO piiri lähedal kannavad endast riski. Nad teavad, et droonid võivad kõrvale kalduda, alla kukkuda, radarist läbi minna ja liitlasriigi territooriumile sattuda. Avaldades survet Donau kaldal ja Rumeenia lähedal asuvatele Ukraina linnadele, mõõdab Putin alliansi reaktsiooni. Ja ta jälgib, kes reageerib kindlalt, kes reageerib hirmuga ja kes püüab juhtunut kasutada Trumpi ründamiseks. Euroopa sattus paanikasse, sest mõistis probleemi tõsidust. See polnud lihtsalt mingi vrakk avamaal. See oli löök elumajale NATO riigi sees. See oli karm meeldetuletus, et sõda Venemaa ja Ukraina vahel puudutab juba Euroopa julgeoleku arhitektuuri. Erinevus seisneb selles, et Trump ei läinud meeleheite etendusega kaasa. Ta säilitas Ameerika võimu, vältis ennatlikku avaldust ja lasi NATOl esmalt tegeleda õigete mehhanismidega. Uurimine, konsultatsioon, õhutõrje tugevdamine ja diplomaatiline surve.
NATO 4. artikkel ongi loodud sellisteks hetkedeks, kui liitlasriik tunneb, et tema julgeolekut on ohustatud ja kutsub teisi liikmeid konsultatsioonidele. Artikkel 5 on juba teine tase, sest see käsitleb kollektiivkaitset pärast rünnakut mõne alliansi liikme vastu. Trump hoiab selle segaduse kontrolli all, sest ta teab, et erinevus liitlastega konsulteerimise ja otsese tuumariigiga vastasseisu vahel on tohutu. Tõsine juhtimine ei jäta samme vahele pelgalt pealkirjade nimel. Marco Rubio oli juba varem andnud märku realistlikumast lähenemisest. Ameerika Ühendriigid võivad aidata, kui on võimalus tulemuseks, kuid nad ei taha jääda lõpututesse koosolekutesse, mis lahinguvälja ei muuda. Washington ei pea Rumeeniat hülgama, et vältida hüsteeriat ega pea jõu näitamiseks sõda kuulutama. Trump sunnib Euroopat vastutust võtma, hoides samal ajal Ameerika võimus survevahendina, mitte automaatse nupuna välismaiste bürokraatide käes. NATO reaktsioon näitab samuti, et see juhtum peaks tooma kaasa kaitse tugevdamise, eriti droonide vastu. Kalati tõi välja praktilise puudujäägi. Avastamine ei tähenda veel neutraliseerimist. Hävitaja õhku tõstmine ei lahenda kõike, kui sihtmärk on väike, kiire ja võib kukkuda linnapiirkonda. Seetõttu on järgmine nõudmine paremad radarid, lühimaa õhutõrje ja kiirem koostöö Rumeenia, Poola, Balti riikide ja teiste eesliinil olevate liikmete vahel. Rumeenia, Poola, Balti riikide ja teiste eesliinil olevate liikmete vahel. Kaasaegne ei oota ilusaid kõnesid. Ta testib varustust, valmisolekut ja juhtimist. Kõige olulisem võrdlus tuleb Poolast 2022. aasta novembris. Selles juhtumis tappis plahvatus 2 inimest Breziodovis, Ukraina piiri lähedal, ja paljud kiirustasid süüdistama otse Venemaad. Hiljem näitas uurimine, et rakett tuli tõenäoliselt Ukraina õhutõrjest, kui üritati Vene rünnakut tõkestada. Õppetund oli karm. Kui NATO tegutseb kiirustades, võib tragöödiast saada strateegiline viga. Trump tunneb sellist lõksu hästi. Seetõttu peab Rumeenia puhul vastus olema Moskva suhtes kindel, kuid tuginema faktidele. Surve Putini vastu ei sõltu etendusest. See võib tulla sõjalise tugevdamise kaudu idatiival, kaitsega droonide vastu, täpsemate sanktsioonidega, luureandmete jagamisega ja iga liitlasõhuruumi rikkumise eest hinna tõstmisega. See on loogika, mis huvitab Ameerika Ühendriike. Takistada Venemaal muuta droonide kukkumist NATO territooriumile tavapäraseks, ilma et Euroopa muudaks iga juhtumi takistuseks, mis sunniks Washingtoni üksi suuremat riski võtma. Donald Trump pöörab olukorra pea peale, sest ta takistab anti-Trumpi narratiivil kasutada Rumeeniat ettekäändena 2 vale levitamiseks korraga. Esimene vale on väita, et ettevaatlikkus on nõrkus. Teine vale on teeselda, et Euroopa on valmis üksi Putinile vastu astuma, samal ajal kui ta ootab endiselt Ameerika Ühendriikide reaktsiooni. Droon Galates tabas Rumeeniat, vigastas tsiviilisikuid ja hirmutas NATOt. Trump ei pea selle mängu juhtimiseks karjuma. Ta peab hoidma Valge Maja hüsteeriast eemal, hoidma liitu kalkuleeritud vastuse kursil ja tegema selgeks, et Ameerika Ühendriikide raha, sõdureid ja võimu ei liigutata Euroopa paanika, vaid Ameerika huvide tõttu. Mina olen Milson Alves Global, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.